investeeringute fondi, mille eesmärk on uute töökohtade olen praegu siis tasuja autos ja ma loodan, et te kuulete mind, sest see raadio on nii vali. Aga no igatahes alustame siis teed Heltermaa sadama poole. Lähme seal. See väike osatripp käis kähku, kuna raadiost lasti selliseid laule. Uitan õhtusel puiesteel, tuule sõlmad ja juus. Kas pole mitte sobiv muusika? Lausa nii sobiv, et ma lõpetasin selle ajal filmimise, et seda muusikat kuulata. Ja järgmisel hetkel olin ma juba teel Tallinna poole. Tere jälle. Nüüd on sellised lood, et ma väga palju ei filminud raamis ega siia sõidul. Juba selgitasid, miks. Aga me oleme praegu Laagri Maxi Marketi juures Tallinnas. Ootame ja vaatame, kas saame kokku Taaviga ja teise autolomadega. Ehk siis kõik välja arvatud mina ja 3 käinakat. Ja siin mul jooksis mõte kokku. Noh, tõepoolest sellised asjad juhtuvad, kui midagi üritad esimest korda teha. Seega kerime veidi aega edasi. Tervist! Oleme jõudnud Nõmmele! Jaa, tere, et siin Tallinnas on küll natuke pime, aga intervjuuks sobib aeg küll. Ma tegelikult ei tee intervjuud praegu. Really, nigga? Okei, igatahes Liis on ka siin. Siis on Karl, peenutab kogu aeg. Ja Martin läks Ergot otsima. Donkey! Jah, liigume edasi. Tervist! Oleme nüüd siis peaaegu kohal Soomes, peaks mainima. Oleme siin koos Kristjani ja Jundasega. Ja selline on siis vaade merele, Läänemerele ja mõni on siin väike mees. That face. Наставляет колбаса. Ärge küsige, miks ma seda tegin. Vaatame parem mõnda kaadrit sellest lummavast ilust Soome kaldalähistel. Tervist! Oleme nüüd siis jõudnud bussi ja siin on kõigest Liis praegu minu kõrval. Et siis praegu oleme ristmikul ja ei tea, kummale poole keerata. Kas pole naljakas? Ise mõtlesin välja. Tegelikult on kõik korras. Kuule, see on habe ju. Ja nii lõpetame selle osa sellest loodist. Muusika, sinu kord. Tere jälle, samas kohas oleme ja
väike peatus siis söömiseks, joomiseks, kõigeks selliseks. Liis on ka siin, ostis ühe minu arust julmalt kalli mingi saia. Ja kuidas siis on? Ja ma söön siis kodumaist Hiiu enda kaneelisaia. Ja see on ikka sama hea. Aga näeme siis järgmises kohas. Ma ei oska kahjuks öelda, mis see võib olla. Aga jah. Tervist! Oleme jõudnud sellisesse armsasse kohta nagu mis iganes selle nimi on, pärast tuleb meelde ja kirjutan kas või siia alla. Aga igatahes siin on hästi palju kellasi. Aga jumalast külm on. Tegelikult ei olnud väga külm, lihtsalt mul puudusid kindad. Ja vaadake, mis siin on. See on lumi. Nojah, kui pole ammu näinud, siis ikka erutab. Peab mainima, et bussis ei olnud midagi filmida ja looduse filmimiseks oli juba liiga pime. Ja lisaks oli veel see tüüp. Okei, oleme jõudnud kämpingusse. Tere jälle, oleme nüüd jõudnud siis kämpingusse. Ma just ütlesin seda. Minuga on veel sellised vabandust, nad on tegelikult väga toredad inimesed, nagu on nagu on Kristjan, kes tantsib Gangnam Style'i oma arustist, ja Karl, ütle tere. Okei, väga ilus piip oli, kuulsin, jah? Väga tore. Nii. Aga et siis, jah, miks ma siin üleval praegu olen, ma ei tea. Ja siit läks teema millelegi muule, ärme pane tähele, lalalala. Ja ikka ei pane tähele ja midagi jundasest, väga tore. Näeme siis, ma arvan, homme või kui mitte homme, siis öösel. Nali. Ja nali, aga kohtumegi öösel kellegi väga lärmaka hingamistee tõttu. Ja nii 3 päeva jutti. Okei, järgmine päev. Tervist. Oleme siis bussis ja läheme loomaia poole. Liis on mu kõrval, ütle ka midagi, et kuuleks häält. Oi, väsimus on peal. Tõsi. Ja Jaan-Martin on ka siin. Tere! Ja et siis peaks veel mingi tund aega minema või natuke vähem, kui jõuame. Jah, kuskil seal 3 tunni pärast jõuame Ranovasse loomaeda. Aga et siis loodame, et kui sinna jõuab, on veidi valgem ja saab ka videoga teha seda värki. Nägemiseni praegu. Ja tõepoolest, kohe palju valgem oli. Jõudsime mingisse kohta, kus peaks hakkama nüüd siis põtradega sõitma. Ja jah, Liis, ütle ka midagi. Ma ei kuidagi öelda. Mõnus on. Jah, et ootame väga seda ja üritame nii palju kui võimalik filmida ka. Ma nüüd täpselt põhjust ei mäleta, aga millegipärast läks seal veidi kauem aega. Seega me otsustasime teha natuke lumesõda. Või, no tähendab, midagi sellist. Toi kohe tuleb parkuurina. Teeme kõik koos! Fail! I can do it! I can do it! Somebody can help me! Nope! Okei, ilus piip oli jällegi. Okei, aitab sellest. Mingi hetk kutsuti meid ka loomaeda, kus me kahjuks ka ära eksisime ühe korra, aga pole hullu. Happy end. Tähtsaim oli see, et kõigil oli hea tuju. Okei.
Ma ei tea tegelikult üldse kuhu lähen. See oli üks minu elu pikemaid päevi, kuid samas oli väga lõbus. Sama ei saa öelda järgneva bussisõidu kohta. Samuti vaatasime me bussis filme ja autoriõiguste luba mul nendel ei olnud. Seega skipime kohe järgmisse päeva. Õigus jah, see ka veel. Tervist! Nüüd on juhtunud nii, et ma ei ole pikka aega eilsest, kui me seal Põhjapõtrudega viimati sõitsime, ei ole vlooginud. Mitte, et just midagi väga tähtsat toimunud oleks, aga jah. Ja ma vabandan selle pärast. Aga ehk siis praegu... Jah, põhimõtteliselt. Ja praegu oleme siis Arktikumis. Siin seal. Aga ma... Mis koht? Arcticum Center. Jah, aga kus need linnad on? Ma ei tea. Professionaalid. Ehk siis selles. Just täpselt. Ja vaatame veidi siin ringi siis. YouTube. See mängib. On käe. Georg Ots ju. Kuidas sinna koos on? Kõik oskan teha. Mis ta ütles? Ma olen Oota. Kala! Osa! kannab meile luba.
oleme Pajakülas ja mida me tegema hakkame praegu? Me hakkame Polariont ületama. Siis üle Polarione. Nüüd karleme tagasi. Okei, ja see on see koht, kus meil oli nii lõbus, et filmimine jäi unarusse. Toimus palju, aga tuleb leppida sellega, mis on. Näidata saan vaid mõnda halvasti välja kukkunud selfit, Polarione ületamistunnistust ja grupipilti jõuluvanaga. Seda pole vaja, ma vähemalt loodan. Nii et ilma naljata võime skippida järgmisse päeva. Jundas ausalt või? Pärast pikka ööd jõudis kätte päev, mil me pidime lahkuma kämpingust C1 ja algas 538 kilomeetri pikkune bussisõit Helsingisse. Senati väljakul ja see on hetkel jõuluturg. No jah, ei olnudki nii pikk sõit, eks ole. Sealt läbi teiega. Tervist! Oleme siis tulnud Lapimaalt ära. Ja ka minul on suht kahju sellest. Siin Helsingis, siin on küll ilus ja need arhitektuurid, noh. Aga siiski, miski justkui rõhuks hinge. Siin turul olles tundub kõik nii vaikne ja rahulik. Aga Margi kõrvaklappides käib selline räpp, et... Jab. Just täpselt seda mõelda tahtsingi raudselt. Nii et siis Soomega oli selleks korraks kõik ning juba varasemalt tuttaval diivanil lamades sai mõelda sellele, milline hämmastav trip just lõppenud oli.